Eesti rahvakalendris on rohkesti maaelu kombestikuga seotud tähtpäevi. Ent nende hulgast paistavad kõige eredamalt silma just põllutöödega seotud ehedad pärimused. Täna meenutame rukkimaarjapäevaga seotud traditsiooni, mida Eesti Põllumajandusmuuseumis 1. augustikuu keskmisel päeval väärikalt tähistati. Meie leivavilirukis valmib juuli lõpus, augusti alguses. Kõige kuulsam rukkisort on Sangaste Eestis ja selle on aretanud krahv Berg, meie rukkikrahv. Eesti Põllumajandusmuuseumi põllul kasvab just nimelt see rukis ja seda rukist läksime lõikama kõikide talgulistega, kes olid kogunenud rukkimaarjapäeval Eesti Põllumajandusmuuseumisse. Tere päevast, kallid külalised! Mul on Eesti Põllumajandusmuuseumi nimel öelda teile hea meel, tere tulemast meie muuseumi ja tänasel päeval rukkimaarjapäeval, mis on meie esivanemate juba ammu olnud väga tähtis püha. Rukkimaarjapäev tähistab rukkilõikuse lõppemist ja rukkikülvi algust. Ja täna on hea meel meil seda üritust korraldada koos Eesti Rukkiseltsiga ja Leivaliiduga, kes hiljem täna ka degusteerib oma leivatooteid. Aga kuna meil on siin kõrval ka leivatare, siis ei puudu ka täna soe rukkileib, mida me varsti ahju paneme ja teatud aja pärast kõik koos välja võtame. Ja ütleme see, et kui nüüd mõõdu võtad, et siis see koht ja see koht peavad minema kokku. See on liiga osetki, seega on väga kerge niit, aga edasi ei lähe. No peos ära ei libise. Kus ta ikka libiseb, ei libise? Mul on käes üks väike rukkivihk, mida juba meie esiisad nimetasid hiirevjõuks. See oli selline komme rukkikoristusaeg just rukkimaarjapäeval lõigata
mõned esimesed peod ja panna nad eraldi parsile rippuma, et sellega nagu sümboliseerida rukki tähtsust leivana kui toiduviljana. Kõige esimese vihu pidi lõikama peremees. Võttis mütsi peast, lõikas 3 peotäit, sidus vihku ja luges Issa meie peale. Sellest vihust sai õnnistust loomadele ja inimestele ning selle vihu terad jahvatati jõululeiva jahude hulka. Enne vanast ei lubanud hobune ennast 3 päeva enne ja 3 päeva pärast Maarjapäeva adra eest lahti võtta, sest rukkis ise olla öelnud, et tema mitte aega ei anna ja kõik naisedki peavad oma käed põlle alt välja võtma. Rukkis öelnud, kes mind põllult viimse kui üheni üles nopib, selle salvest ma ilmaski ära ei kao. Kodaveres, nagu mitmel pool Ida-Eestiski, loeti esimese rukkilõikamise päeval põllul olevad akid kokku. Kui need paaris on, siis tulevad sealmajas pulmad. Muhus aga, kui kogu põld sai lõigatud, siis tõsteti see üles. Kes viimase vihu lõikas, see tõstis ja ütles, sest sagu moole ja soole, vigastele ja vaestele, sakstele ja santidele. Vili kuivatati rehetoas partel. Kuivanud vihud lasti partelt alla ja rabati vastu rabamispinki, et suuremad terad peadest välja tuleksid. Rabatud vihud laoti pikaks lademeks ja peksti vartade või kootidega, hilisemal ajal rehepeksumasinaga. Terade eraldamiseks sõkaldest tuulati vilja. Selleks avati rehe mõlemad uksed, et tekiks tõmbetuul ja puhuks kerge taganad sõelutavast viljast eemale. Et eemale hoida tuulega kaasas käivaid kurja jõudusid, näiteks tuulispaska või naabertalu kratti, löödi nuga rehevärava piida sisse. Leivavilja tuulamist ei tohtinud alustada lõunatuulega, sest see pidi vilja aidast välja viima. Tänapäeval teeb kõik need tööd ära korraga üks masin. Kombain lõikab, peksab ja tuulab vilja. Koos raske ja palju aega nõudvate töödega on unustusse vajunud ka vanad kunstid ja tarkused. Uudse vilja võib hakata kohe toiduks tarvitama. Kui teri pisut uhmerdada, saab jämedamat tangu. Kui kauem suruda, siis peenemat. Rukkitangu tehti harva, pudrutarbeks eelistati odratangu. Rukkiteradest saab jahvatada leiva tegemiseks vajalikku jahu. Vanarahvas õpetas, et vilja tuleb jahvatada vanas kuus. Siis säilib hästi ja kahjurid ei riku. Kord juhtus niisugune lugu, et perenaine ei saanud ise leivatainast jääda sõtkuma. Ta pani tüdruku sõtkuma. Ütles, et sõtku nii kaua, kuni ahjuots märjaks läheb. Tüdruk ei olnud varem seda tööd teinud, aga näinud oli. Ja siis ta pani ilusti jahu ja juuretise ja vee ja kõik nii nagu peab. Ja hakkas sõtkuma. Sõtkus ja sõtkus. Käis vahepeal vaatamas, kas ahjuots juba on märjaks läinud. Ei olnud. Perenaine tuli tagasi. Ahjuots oli ikka alles kuiv. Siis hakkas perenaine naerma, et ega sa seda ahjuotsa pea vaatama. Oma otsa eest ahjuotsa pead vaatama. See oli juba õige märg. Vanasti tehti alati leivataignad astjas. Ja selles astjas ei tehtud mitte midagi muud. Ja meil on ka siin selline vana astja, kus on siis juba
niimoodi ilusti ära kerkinud leivatainas. Ja nüüd me hakkame sellest leivataignast vormima leibasid. Et täna me teeme sellised vana traditsiooni järgi põrandaleivad ja osad leivad paneme siis vormidesse. Siis meil mahub rohkem leibaahju. Ja nüüd me hakkamegi vormima. Kõigepealt teeme käed märjaks, siis taina siia kätte külge. Kaire paneb laua peale leivad, mina panen vormidesse. Vormid on meil õlitatud, et leib kinni ei jääks. Meie teeme täna siin sellised väiksed leivad. Muidugi praegu on näha, et leib on siuke tõsiselt väike, aga ta kerkib veel suuremaks. Aga vanasti tehti ikka hästi suuri leibasid, isegi kuni 10 kiloseid. Ja meil on ka selline puhtast rukkijahust tehtud tainas. Leiva peale tehti veel tavaliselt märke, kas peremärke või rist on üks ülte põhiline, sest leib on püha. Laua peal on näha, et leivad juba kerkivad. Ja astjasse jääb siukene tainas alles, mille me kaabime kokku ja sellest jääb kaapekakk. Et alati jäeti üks kaapekakk järgmise leivatöö jaoks. Leivaahi on meil köetud, söed on välja tõmmatud. Et me saaksime siis selle leiva siia ahju põranda peale ilusti panna. Leivaahju köeti vanasti alati kuusepuuga, et ahi saaks ühtlase kuumuse saavutaks. Ja perenaine tundis muidugi juba oma ahju ja siis enne leibade sisse panekut pidi ta katsetama, kas ahi liiga kuum ei oleks. Ja selleks visati sinna ahju põhja natuke jahu. Ja kui jahu läks kärssama, tähendas see seda, et ahi on liiga kuum. Läks nagu sädelema. Paistab, et meie ahi ootab juba leibasid, et paneme leivad ilusti sisse. Paneme nüüd kähku leivad ahju, muidu ahi jahtub ära. Kahe mehega. Loomeme nüüd seda rukkesti jätkub ja me ei pea enam seda agana lükkama. Langa peale on tunduvad päris ilusad juba, et varsti saab välja võtta. Leivad on ilusti ära küpsed, võtame nad välja ahjust. Näitan valgust ka, siis on parem võtta. Ilusti kerkinud ja küpsel. Nii. Ahjust välja võetud, kastetakse neid tavaliselt kas veega või siis võib ka õliga, et see koorik jääks pehmem. Ja siis pannakse neile peale rätik või kasukas. Jäetakse neid järele küpsema ja leiba kunagi soojalt lahti lõigatud. Et kuna soe leib maitseb ikka väga hästi, siis ei tohtinud teda lahti lõigata. Muidu võis juhtuda see, et terve leivategu söödi korraga ära. Leiba ikka küpsetati kuskil nädalaks ajaks ette. Viskame siis kasuka alla. Suur kasukas. Rukkileib on austust väär. Sajandeid, ta on vanem kõigist meist. Rukkileib on kaaslane, terve pika elutee, sest me juba last
teistega. Käärleiba, klaas piima, heine toitev ja hea. Heimal leivast ja piimast toitu paremat tea. Käärleiba, klaas piima, sellest tervis on hea. Rukkileivast, toitvast piimast lugu pidama peab. Tänu sulle põllumees, kuldse leiva vilja ees. Möldrile kel tööks on see, et kotera jahuks teeb. Kiitus leiva tootjale, kes toob toidu lauale. Eesti leiva piima eest, tänu kogu südamest. Käärleiva, klaas piima, heine toitev ja hea. Heimal leivast ja piimast toitu paremat tea. Käärleiva, klaas piima, sellest tervis on hea. Rukkileivast, toitvast piimast lugu pidama peab. Rukis on selline vili, mis maad hoiab ja rahvast toidab. Nii et praegu tõesti viimane hakata mõtlema sellele ja paari aasta pärast, ma usun, on nõudlus rukki järele igal juhul oluliselt kasvanud. Ja kõik me teame, et mida suuremas mahus me midagi teeme, seda odavamalt saame. Rukkikasvatus Eestimaal on läbi teinud nii tõuse kui langusi. Kui 20. sajandi alguses ulatus leivavilja külvipind 170 000 hektarini, siis 2005. aastal oli sellest alles vaid 8000 hektarit. Aastas tarbitakse meil aga ligikaudu 35 000 tonni leiba ja leivasaadusi ning vajadus kvaliteetse kodumaise toiduvilja järele ulatub üle 40 000 tonni. 2007. aastal saadi rukkikasvatuse madalseisus siiski üle ja rukki külvipind on suurenenud ligi 15 000 hektarini. Rukki kuningriigi au kuulub seejuures osaühingule Simuna Ivaks Lääne-Virumaal, kus leivavilja alla on viidud üle 1000 hektari põldudest. On raske küsimus, milleks kasvatan rukist, aga minu põhimõte on, et Eesti leib peab olema ka Eesti rukkist valmistatud. Ja teine põhimõte, mis meil on, see sobib meil väga hästi külvikordadesse. Ja meie tingimustes ei ole talinisu see, mis peaks, aga rukis annab meil normaalsemaid saake ja väga ideaalseid saake. Ja me ei ole rukist kasvatanud ainult tänavu aasta 1100 hektarit. See on meil olnud iga-aastane toodang. Eelnevatel aastatel 720, 530, alla 400 hektari ei ole olnud meile rukist lähema 7 aasta jooksul. Ja meile praktiliselt mul meeldib rukist kasvatada. Ärge kartke rukki kasvatamist, sest toome rukki meie kodumaale tagasi. Ja rukis on tõesti, kui sa elad rukki põllu ääres, siis sa tunned, su süda läheb soojaks. Seal, kus rukki väli lagendikul heljub, kõrge kuusikav määnõlva kool. Väike majakene maante ääres seisab, lapse põlvekodu oli seal kord mul. Palju päikest oli seal ja palju lilli, rõõmsalt mängisin ma lehispuude all.
armastus, mis mul neist päevist jäänud, püsib kustumatult hinges sügaval. Seal, kus sinijõgi mere poole pöörleb, kalda pajud põlvitavad selges vees. Laial lahe kohal luige parvi keerleb, minu lapse põlve kodu oli see. On selleks loodud, et me rukkis teal ei looks. Oma aateid peame kandma ja neist ikka teada andma. Keset pargi päevast juttu, leiva viljast teeme juttu. Rukki selts, Eesti selts, austab ikka põllumeest. Rukki selts, Eesti selts, seisab oma leiva eest. Sangaste on maailmakuulus, sest siin aretati 1875. aastal Eesti kõige kuulsam rukkisort Sangaste. Sangaste on siiani sordilehel, teda kasvatatakse ja tema kaudu on aretatud palju teisi rukkisorte. Vahepeal on Sangaste kuulsus natuke kahanenud, kuid nüüd on astutud jälle rida samme selleks, et Sangaste oma rukkisordi ja oma koha kuulsust säilitada. Ja kui rääkida nüüd tegemistest, siis Sangaste rukkis käib Sangaste nimetusega koos nagu sukk ja saabas, sest et eks ta see firmamärk, selle paiga firmamärk ole. Rukki jäädvustamiseks koostöös Rukkiseltsiga ja koos teiste organisatsioonide kohapealsete MTÜ-dega oleme juba üht-teist ette võtnud, oleme taastanud Rukki muuseumi, kus on rukki temaatika väga tähtsal kohal. Oleme rukki aretajale härra Bergile piisavalt tähelepanu pööranud. Rukkigraafi kaudu maailmakuulsaks saanud Sangastes meenutab iga paik suurmehe eluteed. Kui legendaarse sordiaretaja Graf Friedrich Georg Magnus von Bergi maine teekond 1938. aastal lõpule jõudis, sai tema viimseks puhkepaigaks Sangaste kalmistu. Ajaleht Lõuna-Eesti kirjutas: kirikust kuni kalmistuni seisid pikas reas üle 1000 inimese, enamuses talurahva hulgast. Majade akendes põlesid leinaküünlad. Paljudes järelhüvetes jäi kõlama, et rukkigraafi läbisaamine Eesti talurahvaga oli olnud sõbralik.
Ka tänaseks pole teerada Bergi kalmule rohtunud ja Sangaste vald on otsustanud suurmehe mälestust vääriliselt tähistada. Kes Sangastesse sõitjatest ei oleks imetlenud teeäärsed puudealleed või lossi taga kerkivat 200 aasta vanust haruldast tamme. Kannab ju see puu oma juurtes ja võras sümboolselt ka sordiaretajate järjepidevust. Nüüd korraldas Jõgeva sordiaretusinstituut Põllumajandusmuuseumis konverentsi, et meenutada meie sordiaretuse suurmehi Friedrich Bergi, Mihkel Pilli, Herbert Tupitsat ja Julius Aamisseppa. Põhjalik ülevaade saadi Sangaste rukkisordi triumfist Pariisi ja Chicago maailmanäitustel. Bergi kõrval on sordiaretuses eriline koht rukkigraafi kaasaegsel ja tema töö jätkajal, Jõgeva sordiaretusjaama kauaaegsel juhatajal Mihkel Pillil, kes aretas kokku 19 uut teraviljasorti. Põllumajandusteadlane sordiaretaja Herbert Tupits on aga andnud meile sellised väärtuslikud talirukkisordid nagu Tulvi, Vambo, Jõgeva 112 ja teised. Julius Aamissepa aretatud eriti hea maitsega kartulisort Jõgeva kollane on aga olnud teise leiva eest laual mitmele põlvkonnale. Aamissepa nime kannab ka tänav Jõgeval, kus instituudi teadurite peres on ligi 90 aasta jooksul aretatud sadu erinevate põllukultuuride sorte. 2008. aasta algas meie ruukikasvatajatel lootusrikkalt. Eelmisel aastal külvatud üle 20 000 hektariliselt pinnalt koguti rikkalik saak üle 65 000 tonni. Ka saagikus 3076 kilogrammi hektarilt oli märkimisväärne tulemus. Veskid ja pagarid aga rõõmustasid tera kõrge kvaliteedi üle. Selles meeleolus koguneti ka rukkileiva päevale Tartusse. Sordiaretusel on inimkonna eksistentsile ja arengule väga oluline ja suur tähtsus. Targad mehed on selle võtnud kokku lausesse, et põllumajandus on tsivilisatsiooni alustala ja sordiaretus on põllumajanduse alustala. FAO andmetel on praegu rukkikasvatus 48 riigis maailmas ja nendest siis suuremad on Poola, Saksamaa, Vene Föderatsioon, Ukraina ja Valgevene, aga võib-olla mõnele on huvitav teada, et ka niisugustes riikides nagu Hiina, Hispaania, Portugal ja Türgi kasvatatakse ka üsna märkimisväärsetes kogustes rukkist. Ja kui ma nüüd hakkasin vaatama, et mida siis rääkida, siis vaatasin seda, et hoopis tore pilt, kui me võrdleme aastast 2004 kuni 2007 rukki kogupinda ja selles nii-öelda maherukki ehk ökorukki osatähtsust, siis me näeme, et tegelikult meie laual on leib, sest see tuli ka välja, et Tartu viljasalvest ei ole võimalik saada väljamaa rukkist, isegi mitte analüüsi jaoks, sest kogu vili pärineb Eestist. Ja suure osa sellest rukkist on tõepoolest saadud ka siis mahetootmise poole peal. Rukkikonverentsi pidulikus osas anti üle ka autasusid. Seltsi auliikmemärgi ja tunnuskirja sai Järvamaa põline põllumees, Seltsi nõukogu esimees Endel Liiberg. Rukkiräägu kultuuriauhinna pälvis aga Hando Runnel luulekogu Armu Kahi eest. Meil käib alati rukkikimp kaasas ja see seisab väga kaua aega. Kõik lilled oleks enne närtsinud, aga rukkis on ikka alles. Leib, aga leib on üks meie söögilaua kõige püham element. Ja kui nüüd kunsti juurde minna, siis luulekunstis on väga olulised rukkipõllu juures ka rukkikõrred. Mitte see saagikus, mis peas on, vaid ka kõrred koos oma graatsilise liikumisega. See on see, mis viib inimese, nii mehed kui naised ka armuilma valda, kus on ka üks pühadus sees. Kuigi taluromantika on tänapäeva intensiivsest põlluharimisest taandumas,
leiab südamega põllumees alati aega masina pealt maha tulla, viljapead vaadata ja põldu imetleda. Erandiks ei ole ka Rukki kuningas. 17 korda 4, korrutame ära. See on siis 60-70 tera ligemale, 68 tera. Ei, ilusad pead on. Meie rukkisaak oli 4200 kilogrammi hektarit, 4,2 tonni hektarit. Nii et see on ausalt öeldes meie rekordsaak ja kuna eelmine aastaga kõik läks kvaliteeti, siis oli ta meile tõesti kuninglik aasta. Kui rinnas on rõõm ja töö väärib tegijat, pole mõtet seda teiste ees varjata. Sestap tuldigi jaanipäeva ajal kokku Väike-Maarjasse, et pärast 7 aasta pikkust mõõnaaega pidada Eesti Rukki taassünni puhul ka vääriliselt suvepäevi. Võidumarss, tänukoosolek, konverents ja huvireis. Kõik see kuulus asja juurde. Tervitan teid veel kord, kui Rukki kuningas Eesti leivavilja eest seisja ja teiseks tervitan teid kui Väike-Maarja vallavolikogu esimees. Olete teretulnud Väike-Maarjasse. Kuulutan Eesti Rukki suvepäeva 2008 avatuks. Toiduaineid on maailmas vaja poole rohkem, kui me suudetakse toota. Järelikult on väga õige see lähenemisviis, mida ka Rukki selts on püüdnud propageerida ja elus hoida. Me peame toitma oma rahva ise täisväärtusliku ja maitsvate toiduainetega. Ja ma usun, et Rukkis on üks sümboolne kultuur selles mõttes ja ajalooliselt väga vana kultuur, mida meie põllumees on senini viljelenud ja tänu millele me võib-olla olemegi oma rahva läbi kõigi aegade suutnud kas või kõige vajalikumal määral ära toita. See, et me täna oleme Väike-Maarjas ja tervitame meie Rukki kuningat, on väga selge näida, kuidas ilma sellise tööjõu olulise tootlikkuse tõusuta meie põllumehe rahakott ei paksene. Samas kui võime öelda, et mis eeldab ka mahtu ja häid investeeringuid. Jõudu teile tänaseks! Põllud ei asu mitte ainult Väike-Maarja vallas, vaid kui nüüd saad Rakvere poolt tulema hakata, siis hakkab kõigepealt Vinni vald, Laekvere vald, siis jõuame Väike-Maarja valda, siis tuleb Rakke vald ja lõpuks Koeru vald. Ja nüüd me sõidamegi Koeru valda, kus on ka üks Sangaste Rukki põld. Nii nagu Vargamäe Andres tõesti õigusest pani pühapäeveti selga paremad riided ja läks põldusid vaatama, nii nagu Mats Traadi Palanumäe Hendrik romaanis Minge üles mägedele läks Nuustaku taguste kuplite vahele oma rügapõldu kaema, nii sõitsid suvepäevalised Rukki kuninga valdusi vaatama. Ja seda aasta kõige ilusamal ajal, kui rukkipõllud olid õitsele löönud. Aga Rukki kuningas mäletab hästi veel neid aegu, kui Simona Ivaksi põllutükid olid laiali pillatud Virust Ahjani ja pool tööajast ning kallist kütusest tuli kulutada ühest maakonnast teise sõitmisele. Täna haritakse põlde kodule lähemal ja kui aastad oleksid head vennad, võiks Simuna Ivaksi rukkipind ulatuda järjepanu 1000 hektari taha.
Rukki suvepäevadel Väike-Maarjas käis töö ja lõõgastus vaheldumisi. Eneseimetlemine pole olnud põllumeestele kunagi omane ja et tibupoegi loetakse ikka sügisel, koguneti rahvamajja asjalikku tööjuttu ajama. Ehkki veel polnud tunda ikalduse ega majandussurutise mõju ning teravilja hinnad olid tõusulainel, jagati ohtrasti teavet maailmas toimuva kohta. Tõdeti, et tuleviku põllumajanduse arenguteel saab järjest olulisemaks säästlikkus. Hea, et viimastel aastatel on märgatavalt suurenenud maherukki osakaal ning toidulauale on jõudnud rohkem tervislikke pagaritooteid. Kuigi rukis on vähenõudlik kultuur, tuleb otstarbeka väetamise ja sortide valikuga tagada talle kindel koht külvikorras, parandamaks mullaviljakust. Rukikasvatusega kaasnevatest ilmastikuriskidest rääkides tõdeti, et kehval koristusaastal ei pruugi kolmandik toiduviljaks kasvatatud rukkist mahtuda jahuveskite kvaliteedi nõuete alla. Küll aga sobiks selline tooraine meie piirituse tööstusele ja aitaks põllumeestel igaldusi kergemini üle elada. Riigi viljakas alkoholipoliitika ja kõlvatu konkurents on aga kodumaise piirituse tööstuse välja suretanud. Rukkikasvatusele alternatiivseid võimalusi otsides räägiti ka põhu väärtustamisest. Eeskuju annab osaühing Otsa talu, kelle majanduslikud arvestused ja praktilised kogemused aitavad rakendada põhuküttel töötavaid energiasäästlikke katlamaju ning biogaasijaamu. Indu peaks andma fakt, et Taani intensiivne põllumajandus toodab põhubaasil üle 30% soojusenergiast. Suurt huvi pakkus ka teravilja ja õlikultuuride biomassi uuringute riiklik arengukava ning fossiilsete kütuste osaline asendamine bioetanooliga. Tööjutud aetud kutsuti tegusamaid rukki edendajaid vastu võtma autasusid. Jagati tänu neile, kelle põllud suuremad, saagid kõrgemad ja jahu kvaliteetsem. Teave ja tunnustus jagatud, sõideti kuningriiki edasi uudistama. Isegi need, kes Hans Kruusamäge juba aastaid tunnevad, ei oska alati öelda, mis on tema paljudest ametitest kõige südamelähedasem. Muidugi kuulub peatähelepanu põllumajandusele ja teraviljale, aga seda meest tuntakse ka hea mesiniku ning kalakasvatajana. Meidki viis Rukki kuningas kõigepealt Äntu kalakasvatusse oma lemmikut hülgepoissi vaatama. Poiss toodi Äntule Pärnumaalt Audrust, kus ta kitsukeses basseinis ühel päeval kodutuks jäi. Nüüd teenib ta peatoidust külastajaile mängu ilu pakkudes. Õige peremees ei jäta oma valdusi ja varandust saatuse hooleks, vaid hoiab ikka nende lähedusse. Ka Rukki kuninga loodussõbralik puidust loss asub keset kalatiikide avarust, ümbritsetuna rukkipõldudelt koristatud kivimürakatest ning puuskultuuridest. Et rukkirahva suvepäev õnnelikult õhtuse jõuaks, otsustati kuningriigi mail ka seltsi õuepidu maha pidada. Põhjust andis ka kuningas ise, kes oli just eluteel täht- ja verstapostini jõudnud ning tubli töö eest rukkiseltsilt rüütli mõõga välja teeninud. Õnne soovime sul, palju õnne, õnne soovime sul. Sündmuse pidulikkust olid tulnud rõhutama ka hõimuväljad Põhja-Soomest, kes avaldasid soovi meie rukkiseltsi astuda. Pärast põhikirjakohast rituaali võeti nad sinna ka vääriliselt vastu. Rukkiseltsi ja Leivaliidu üritused aga jätkusid. Nii. Onneksi olkoon.
meie rukki ja leivalugu jätkub Tartumaalt. Need jutud on aetud veel siis, kui rukkipõllud lootusrikkalt voogasid ja saagilootused olid suured. Kahjus pole põldudel katust peal ja üle tuleb elada ka ikaldusaastad. Tartumaa põllumehed on aga olnud ikka rukkiusku ja peavad meeles Hando Runneli luuleridu. Laenatud kandlega kaua ei mängi, laenatud leivaga lulli ei löö. Tartumaa Põllumeeste Liit on suurim põllumeeste maakonnaorganisatsioon Eestis ja meie liikmed kasvatavad teravilja kuskil 60 000 hektaril. Ja Tartumaal on ka kõige rohkem alati rukkist kasvatatud, eelmisel aastal kuskil üle 4000 hektari. Ja me oleme propageerinud rukkikasvatust, me oleme teinud rukkikasvatuse õppepäevi ja mina oma väikses 500 hektarises talus kasvatan ka rukkist küll ainult 100 hektaril. Ja mul on üks saksa sõber. Ta on doktorant agronoom, kes käib mul ikkagi iga aasta ja teeb mulle viljavaheldusplaanid ja ta alati pahandab, et miks sa kasvatad rukkist, sest kui sa paneksid nisu, siis nisust teenib kindlasti palju rohkem. Ja ma olen talle alati seda vastanud, et te ju Saksamaal musta leiba eriti ei söö, et me tahaksime ikka süüa leiba oma kodumaisest rukkist. Niikaua kui maailmas on põldu haritud, viljateri kogutud ja leivakakukesi küpsetatud, on läinud vaja ka 2 veskikivi. Pöörelgu siis nad ringi kondimootori, auru, vee, tuule või elektrijõul. Tänaseks on 100 käsi, tuule ja vesiveskite möldrid aga oma töö teinud ja veskivõtmed uutele tegijatele üle andnud. Vahetunud on masinate ja meistrite põlvkonnad, jäänud aga veskimeeste tsumpti igipõline kreedo oma tööd hästi teha ja pagaritele parimat jau jahvatada. Veskilabor on see koht, kus selgub, missugune vili on kasvatatud ja mis temast siis saab teha. Veskilaboris siis tehakse nii teravilja kui jahuanalüüse ja enne kui me vilja vastu võtame, et siis selgubki, et kas ta sobib toiduks või ei sobi. Et kuna meie põhilisteks klientideks ongi pagaritööstused, et siis me lähtume vilja vastuvõtul ka nende nõuetest. Et kui nemad tahavad saada, millist jahu nemad tahavad, sellist vilja on meil vaja osta ja me võime öelda, et Eestimaal kasvab väga hea kvaliteediga rukkis, kui õigel ajal koristada ja siis on langemisarv paigus ja siis saab väga hea toidu rukki. Ja kindlasti me tahame ka edaspidi varuda nii palju kui vähegi võimalik eestimaist rukkist. Nüüd viimase aasta jooksul oleme rukki veskis välja vahetanud kõik seadmed, et tagada paremat jahu kvaliteeti. Välja on vahetatud kõik sõelakapid, kõik valsuspingid, kogu pneumaatiline süsteem. Valsuspingid on võetud Bühlerilt, sõelakapid on võetud ka kõige uuem versioon, mis on saada. Samuti on ka terapuhastusmasinad nüüd välja vahetatud, et asendasime enda vana tehnilise pargi seal nüüd uue masinaga, milleks on Sortex, et see siis võtab vastavalt kaamerate ja infrapunakaameratega vaatab, milline tera on ja vastavalt sellele siis puhub välja tera, mis ei kõlba. Ja et jahu kvaliteet on paranenud tänu sellele, et kuna meil on nüüd see Sortex, siis me saame paremini kätte tungal tera ja igasugused võõra tera, mis ei kuulu enam rukki sisse, mida ennem oli väga raske eemaldada sealt. Et siis on ka jahu lõppkvaliteet tänu sellele parem ja samuti ka sõelakapp, mis meil täna nüüd kasutusel on, see on nüüd kõige uuem, võrreldes sellega, mis ennem oli, ta ei lase enam nii palju, või ütleme, sõelnumi efekt on iseenesest parem ja sõelnumise lõpp-produktid ei segune omavahel nii palju, kui oli vanasti nende vanade kappidega. Ja tänu sellele on ka nüüd siis jahu kvaliteet parem. Tartu Veski toodab mitut liiki rukkijahu ning kooritud ja purustatud rukkist, mis annab häid võimalusi pagaritööstusele tervislike toodete valmistamiseks.
Igal aastal tullakse lõikuskuu keskel Eesti Põllumajandusmuuseumisse esivanemate kombe kohaselt rukkimarja päeva pidama. Traditsiooni austamises nähakse aegade sidet, mis aitab värskendada vanu tavasid ja tutvustada neid nooremale põlvkonnale. Mis saabki olla huvitavam kui töötav rehepeksumasin, mida ka Rukki kuninga pere oli uudistama tulnud. Muuseumil ja Rukkiseltsil oli aga külalistele pakkuda huvitavat tegevust ja vaatamist terveks päevaks, kus ei puudunud rukkirüütliks löömine, koduleibade maitsmine ja filmi Rukki kuningas esilinastus. Mul on üks luuletus, mis algab sellega, et tüdruk läheb suure rukkipõllu ääres ja tal käes on korvitäis kanamune. Te teate, kui ohtlik on, kui teil on korv kanamune täis. Seda ei tohi põrutada ega ei tohi äkilist liigutust teha, siis on õnnetus. Ja kui tüdruk ei ole veel leeris käinud, siis peab temaga sama õrn olema. Aga noor mees ütleb, et lähme nüüd läbi rukki. Ma juhatan otsemale teele ja hakkavad minema, aga rukki välja läbides tulevad meelde niisugused arhetüüpsed asjad. Rukkis on ka üks varjav paik, kus Eesti luule näitab, et toimuvad vahel armu ühendused. Aga kui on tegemist leeris käimata tüdrukuga, kellel on veel munakorv ka käes, siis mõeldakse, mis nüüd saab. Jumala loodus ehk rukkipõld inspireerib siiski proovima seda armuühendust. Aga ennem saab põld otsa ja siis ohatakse, et väga hea, et säilitati moraalselt õiged, kristlik, luterlik komme, tuldi puhtalt läbi rukki, aga tüdruk ütleb ikkagi natuke kahetsevalt, et enam, kui me veel juhuslikult kokku saame siin põllu ääres, siis enam ei ole seda kõrget rukkipõldu, siis ta on maha niidetud ja meie kohtumisest ei tule midagi välja. Täna on palju leivast räägitud. Selle eespool räägiti, kuidas, mismoodi keegi leiba teeb, mis on perenaise saladused, mida võib avaldada, aga mida võib-olla jätaks natuke ka enda teada. Aga see leib siin on täiesti eriline leib ja miks? Sest ta on muuseumi leib. Muuseumi eesmärgiks ei ole mitte, et me teeksime oma leiva väga maitsvaks, me paneksime sinna sisse rosinaid, me paneksime sinna sisse maitseaineid, mida iganes. Meie leib on see kõige lihtsam, kõige tavalisem leib, mida söödi 200 aastat tagasi, hiljemgi veel. Ja mis ta siis on? Ta on jahu, rukkijahu, vesi, juuretis, natuke soola ja ongi kõik. Pealinna ja Põhja-Eesti rahvas lustis aga 14. septembril Rocca al Mares, Eesti Leivaliidu ja Vabaõhumuuseumi korraldatud suurejoonelisel leivapäeval leivakõrvase laadal. Veskiesised taluõued ja kõrtsitoad olid pillimehi ja rahvatantsijaid täis. Uudistati kootidega rehepeksu, küpsetati leiba, maisti pagarite maiuspalu. Rõõmu ja lusti jätkus suurtele ja väikestele. Juba 11 aastat on Leivaliit korraldanud üleriigilisi leivanädalaid ja toonud ka toidulauale koolileiva, mille maitse ja pakendikujunduse valisid välja 5000 koolilast üle Eestimaa. Leibade sortimendi üle me aga kurta ei tohiks,
sest leivatööstused valmistavad üle 70 erineva koostise ja maitsega leivasordi. Eesmärk pole niivõrd leivaküpsetamise mahtu suurendada, kui rukkileiva söömise traditsiooni noorte hulgas taastada. Mis õhutaks paremini lapsi rohkem leiba sööma, kui lasta neid endid tulla leivaküpsetamise juurde? Et oma silm on kuningas, tõdesid ka Keila koolilapsed, kui õpetajad nad leivanädalal leiburisse tõid. Saadi teada, et algselt oli leiva tegemine raske ja aeganõudev käsitsitöö. Aga 18. sajandil tekkisid esimesed mehaniseeritud leivatehased. Eestis oli selleks 1762. aastal asutatud leiburi eelkäija. Leiva või saiasöömise harjumused saadakse enamjaolt kodust emalt ja isalt. Tervisliku toitumise asjatundjad on tõestanud, et rukkileib on meie toidulaua alustalasid. Kui leiburis käinud lastegrupilt küsiti, kas nad söövad rohkem leiba või saia, jagunesid vastused pooleks. Pagarite soov aga oli, et kui lapsed koju lähevad, hõiskavad nad juba ukselt emale ja isale. Ma sõin sooja leiba, mõtelge. On hea meel, et muuseumi näituse vitriinidesse oli välja pandud laste leivatemaatiliste joonistusvõistluste huvitavamad tööd. Neist järeldus, et fantaasial ja nutikusel puuduvad piirid. Lõikus tänupüha programmist ei puudunud ka meelelahutuslik osa. Lambapügamine, hobukünd ja laulud ning ringmängud. Kui Kungla rahvas kuldsel aalkord istus maha sööma, siis vanemuine muuma läks kandelugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Eesti Põllumajandusmuuseumi rohkete ürituste, programmide ja konkursside hulgas on kindel koht temaatilistel näitustel. Vanas mõisatallis avatud püsinäitused annavad ülevaate teraviljakasvatuse arengust ning loomakasvatuse ajaloost. Talvel aga avati vana talli teisel korrusel huvitav näitus Leib on talu peremees. Leiva kui sõna tähenduslike ühenditega on seotud mitmeid järjepidevuse sümboleid. Näiteks leib on vanem kui meie. Meie igapäevast leiba anna meile. Või sõnapaarid. Ta teenib leiba ehk elatist. Ja hea, kui leib on majas. Tähenduses, et pole vaja karta nälga. Kui aga meie rahva kultuurihuvi ja sportlikud saavutused viivad meid laia maailma, on kombeks öelda, me ei ela ju üksnes leivast. Eesti on küll pindalalt tilluke ja rahvast vähem kui mõne metropoli linnaosas, aga suurmeeste poolest oleme paljudest riikidest rikkamad. Olgu see rukkigraaf Friedrich Berg oma sangaste rukkisordiga, mis veel tänapäevalgi sordiaretajatele konkurentsi pakub, või olümpiavõitjad Kristjan Palusalu, Erki Nool, Kristiina Šmigun, Andrus Veerpalu ja Gert Kanter, kelle sportlikud tulemused on väikerahva suureks teinud.
ja see 4. katse ning ketast läheb kõrgelt lendu, kuid tuleb üle väga pikk 60 läheb Viidriks. Ja tuleb üle Super. 68 meetri. See kollane joon on 69, 89. Talvest sai kevad ja riigi ning põllumeeste elus on toimunud suured muutused. Suure lombi tagant alguse saanud majandussurutis on laienenud üle maailma ja jõudnud igasse Eestimaa nurka. Teraviljakasvatajad tulid aga märtsi keskel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kutsel tavakohaselt kokku Paidesse, et end turumuudatustega kurssi viia ja leida võimalusi tootmist jätkata. Iga põllumees on iga aasta küsimuste ees, kuidas jätkata, mismoodi teha, milliseid muutusi peaks tegema põllumajandustootmises ja mida kindlasti mitte muuta. Põllumees on ja peab aastast aastasse arvestama loodusega, arvestama turgudega ja selleks, et teha otsuseid, on põllumehel vaja infot. Selleks tullakse iga aasta kokku Paidesse teraviljafoorumile, et arutada kolleegidega sellest, mida teha, et saada teada, millised on uued suundumused ja sellest lähtuvalt siis teha oma otsuseid. On erinevaid seisukohti, mõned ütlevad, et tuleks tootmist vähendada, kui on hinnad madalad. Teiselt poolt on selge, et põllumajandustootmine on väga stabiilne asi ja kui siin üritada suuri muutusi teha, siis sellised mehed pikalt püsima ei jää. Tuleb teha võib-olla mõningaid raskeid otsuseid, kuid kuidas püsima jääda, see on iga konkreetse põllumehe raske valik ja ma usun, et need, kes siia on tulnud, on saanud palju olulist infot nende valikute tegemiseks. Keerulistel aegadel tuntakse ikka suuremat huvi ja muret taimekasvatuse olukorra üle, nii kodumaal kui terves maailmas. Tõdeti, et teraviljaturg on kokku tõmbunud ja kokkuostuhinnad madalseisus. Kõik kulud, mis on kasvatamiseks mõeldud, väetised, taimekaitse, kõik jooksvad kulud, et nende kulude osas või kulude katteks peaks olema vili enne külvi möödud. Ja ei olegi tähtis, kas see saadud hind nüüd, kuidas öelda, meie inimeste viga on see, et me tahame müüa kõrget hinda. Aga tegelikult peaks müüma nagu kahes etapis asju, et esimeses etapis müüks selle hinnaga, mis katab kulud, ehk sellise suht minimaalse kasumiga ja siis teine etapp oleks ju täiesti vaba kasiinos käimiseks. Et siis võid passida ja valida ja vaadata, otsida paremat ostjat ja kõrgemat hinda. Elevust tekitas paneelarutelu aasta põllumehe tiitlit kandvate teraviljakasvatajatega, kus üheskoos otsiti lahendusi muutunud majandusoludega kohanemiseks. Pagaritele teeb aga endiselt murelt meie kallis rukkileib, sest suured kaupluseketid tõstavad oma kulutuste katteks ka leiva hindu. Ikka veel tarvitame rukkileiba tervisenõuetest ligi 3 korda vähem. Euroopas aga loetakse kokku ligi 20 miljonit saiatoidul olevat ülekaalulist last ning nende arv aina kasvab. Meie Leivaliit aga toetab väiksemate pagaritööstuste taassündi, et esivanemate traditsioone austades viia muistne püha rukkileib jälle igasse kodusse. Nii nagu Eesti põllumehel on ikka tulnud rassida kas või läbi halli kivi, nii alustatakse töiselt ka uut aastaringi, kus küntakse, külvatakse, lõigatakse, usus ja lootuses parematele aegadele.
Ammuks see oli, kui Soome lahele ei tohtinud kodanik ligigi minna ja valged laevad randusid ainult unistustes. Ometi mäletatakse nii ühel kui teisel pool vett meie vapraid Soome poisse, rannakülade sõbrakaubandust ning palju muudki. Täna seilab lahevetes 10 valgeid laevu, kes tuleb Virosse turistina, kes läheb Hämesse toekamat peatoidust otsima. Tosinkond Eesti Rukkiseltsi liiget võttis aga lõikuskuu alul rukkikuningas Hans Kruusamäe juhtimisel ette reisi Soomemaale, Marttila valla 600. aastapäeva pidustustele. Sõprussuhete sillapeaks oli aga Eesti-Soome seltsi esimees Enna Anupõld, võõrustajaks Marttila vallavanem Juhani Tünjala. Head sõbrad, head Eesti Rukkiseltsi esindajad, on väga hea näha teid siin Marttila vallas. Marttila vald on väga vanha vald Soomes. Varsinais Soomes on kõige vanimmat vallad ja Marttila vald on juba 600 aastat vana. Üks kõige vanemist Soomes. Turun linn on veel paljon vanem. Ja vana on ka tämä tee. Tämä tee on Suomen vanim tee, Härjetee. Se Härjetee on Hämeenlinna linna, Lossi ja Turun linna vahellinen kõige vanim tee Soomes. Kuigi vallavanemal olid suurte pidustuste ettevalmistamisel käed-jalad tööd täis, leidis ta aega meile vallamaja tutvustada ning külalislahkust jagada. Rõõm ja auavaldused olid vastastikused. No oi, suur tänu. Väga ilus Eesti Rukkiseltsi tipp. Ja siia käib niisugune väike raamat ka juurde. Suur tänu. Ja Rukkikuningas, nüüd vaatame selle asja üle. Siin on kõigepealt kõige parimad kuningast. Huomenähän on semmoisessa vaat. Kyllä, Rukkikuningas. Minust ja naistest ja kõigest, mis üldse on, eks ole. Väga hea. See on see Speciaal Rukkikuningaviin. On suunniteltu noin 10 vuotta sitten. Ja sitä jaetaan erittäin harvoissa tapauksissa. Normaalisti sitä jaetaan yhdessä vuodessa 1-4 kappaletta. Tänä vuonna on poikkeus. Me jaamme niitä paljon enemmän, mutta tähän mennessä tänä vuonna ei ole liioin jaettu vielä yhtään. ...1409. aastal aluse saanud Marttila vallas on üle 2000 elaniku, kes tegelevad maaharimise, ehitustegevuse, transpordikorralduse, kaubanduse, teeninduse, tervishoiu, hariduse, kultuuri, spordi ning teiste elualadega. Rukkirahvale pakkusid aga kõige suuremat huvi valla teraviljakasvatajad. Nagu eelnevalt oli kokku lepitud, viiski vallavanem meid külla Seppä Tallu, vendade Anti ja Kalevi jutule, kelle esivanemad on sealkandis juba paarsada aastat põlde harinud. Viime vuosisadan alus 1910 tienoissa. Se täyttää pian 100 vuotta. Näin on lisärakennus siihen tehty tietysti. Lisätty juu ja tämä tila on varmaan Uudessa Maalsuulla, olisiko nyt niin kuin kolmas sukupolvi. Ja oikeastaan 4. Meillä on nyt yhtymämuotoinen meidän lasten kanssa tämä maatila. Seppä Talu peremehelt kuulsime, et praegu kuulub tema talu käibest umbes pool eurotoetustele. Soome talupoja iseseisvat hoiakut ja mõttemaailma on kujundanud ka asjaolu, et siin pole olnud päris orjust, liigset alandlikkust ega sakste ees kummardamist. Nii võitles ka Soome riik Euroliitu minnes Brüsselist oma põllumeestele välja Põhjamaa kliimale väärilised toetuslisad. Et vendadel Antil ja Kalevil on talud lähestikku ja neil on pereühistu, siis on ka kallimad põllutöömasinad ostetud kahasse. Põlde siinmail ei künta
vaid tehakse otsekülvi. Kasvatatakse nii rukist, otra kui nisu. Tänavune saak oli 5 tonni ringis hektarilt. Raisio veski kvaliteetse leivavilja kokkuostu avahinnaks pakuti 115 eurot. Söödaviljale aga 80 eurot tonni eest. Mis oleks, kui prooviks Martila mail ka sangaste rukist kasvatada? Kust aga seemet saab? No nii. See on tasa-arvo nende. See on. Mina pane maha nüüd ots. Ei, ära hoiaks. Puksa võib ka hoida muidu. Ei pane maha ega siis. Siin on nüüd osake sellest kuningapõldude viljast. Täällä on niinku pieni osuus ruiskuningan peltojen siemenestä. Se on ehtne sangaste rukis. Se on aito sangasten ruis. Se on niinku paras Kreivi Bergin kehittäminen. Ma tahaks kinkida seltsi poolt ühe kruusi. See kruus oli, kui Eestis oli rukki aasta, see oli 2005 meil oli nagu ruiskruusi Virussa, Eesti rukki aasta. 4 aastat tagasi ja siis oli sangaste rukis sai 130 aastaseks ja Kreivi Berg täytti 160 vuotta ja see sangasten ruisväike oli täytti 130 vuotta. Nii et see on kõige vanem Euroopa sort, mida kasvatakse. Vanhin laike Euroopassa. Kuuldavasti oli peremees Anti meie rukki kuningalt kingiks saadud sangaste seemne sügisel kenasti maha külvanud ning orased tõotavad head saaki. Meie ringsõit Martila vallas Juhani Tünnile juhtimisel aga jätkus. Vallal on kena koolimaja, spordirajatised, seltsimaja, koduloo kiriku ja nostalgiamuuseum. Ja üks Martila rahvale kurbade mälestustega paigake. Laste mängupark Finneminne ehk väike Finne. Tänavu oleks saanud 10-aastaseks rõõmsameelne ning elav maapois Finne Miedinen, kelle kodu asus just siin härjade ääres maalilise Tõrvanjõe kaldal. Kahjuks katkes 3-aastase elevaloomulise Finne lühike elutee ettevaatamatuse tõttu koduvärava juures maanteel. Finne mälestuseks rajasid aga tema lähedased ning sõbrad väikemehe õuele Finneminne nimelise mälestuspargi. Finne ema Anna-Maia Miedinen aga pühendas oma armastatud lapsele autobiograafilise raamatu Engelin matkassa ehk Ingliseltsis. Ajalugu osatakse Martilas kõrgelt hinnata, mida kinnitab ka vallamaja ees seisev pronkskulptuur kaitsepühak Martinusele. Valla 600. sünnipäevaks otsiti vanaemade riidekirstudest aga välja kõik, mis ilmestaks eelseisvat ehedat stiilipidu. Valla vapihallis aga ootasid reas oma etteasteks esivanemate riided, peakatted, jalanõud. Peaproov tehtud ning võib minna härjateele uhkes kolonnis Martila rikast ajalugu tutvustama. Ja lähenebki kaua oodatud pidupäeva rongkäigu aeg. Ligi kilomeetri kaugusel Martila keskusest kogunevad ehedalt ja uhkelt kostumeeritud seltskonnad, et ennast rivistada järjekorra numbri järgi ajaloo õigesse peatükki. On mida vaadata. Ave populum Sancti Martini, hyvät läsnäolijat, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, austatut kyläliset Eesti Söprusvallasta ja Eesti maasta. Toivon kaikille mielenkiintoista päivää.
annetaan nyt tilaisuus kavalkaadille ja sitä seuraavalle juhlalle. Siinä historia tulee konkreettisesti esille. Laatinut olen minä laulun taas viime aikojen elämästä Suomen maas. Monenmoisessa oltu on touhussa, kun tapeltu on Helsingissä mouhussa. Tulevad, varsti on nad siin. Meie ees hakkab lahti rulluma värvikirjav ajalookangas, mille mustri moodustavad nii Põhjala poegade töökus, tema tütarde visadus, kaupmeeste kavalus, härraste upsakus kui ka vallutajate võimuiha. Ei tohi aga unustada, et Soome on end kõikidest iketest vabaks võidelnud ja Marttila on just see koht, kus tasub seda meenutada. Siin toimus 1599. aastal otsustav lahing rootslastega, milles saavutatud võidu järel ei saanud Soomest katoliiklikku maad. Soomlaste esivanemad pole ka kunagi vaevelnud alandavas teoorjuses. Nende riigirentnikeste aadelkond oli kohustatud oma rahva eest hoolitsema. Isegi tsaari Venemaa koosseisus oli Soomel oma parlament, kuigi suurvürstiks oli Venemaa tsaar. Soome ei lasknud ennast orjastada 1939. aastal isegi miljonilisel võõrarmeel. Piti Saksasta saada mitä parhainta, noita Vilhelmin poikia armaita, mut Ville meitä kaupoissa jutkautti, hän raikkaisen prinssin meille sutkautti. Mut otettu me olis vaikka murjaani, siksi prinssillä meidät ihan hurmattiin, sille herrat jo asunnonkin aitaili, rouvas väki maitoja paikkaili. Mut purkaan ne kaupat piti kumminkin, sillä Villekin itse teki konkurssin, ja Englantikin nöitä on neuvonut niin, että heittäkää se tavara jo hemmettiin. Suomen kruunukin missä liene rustattu, mutta pilalle se varmasti on puskattu. Se on toisille ahdas ja toisille suur, eikä kellekään se näytä nyt kelpaavan juur. Mut mihin sitten kruunua käytettäis, jos sopivata päätä ei löydettäis? No, kukaan tuosta tarvitse ei vitsailla, sillä voi vaikka perunoita mittailla. Ja siis Eesti rukkiseltsi kolonn rukkikuninga Hans esimesega eesotsas. Et Rootsi kuningal polnud mahti Marttila pidustustele tulla, langes austus ja tähelepanu meie kõrgeaususele, tema rüütlile ning saatjaskonnale. Seda au jagus ka meie Martna valla delegatsioonile, kes rukkiseltsiga koos sammus. Ajaloolise paraadi lõpetas aga juubelipidustuste korraldaja Marttila vallavalitsus. Rongkäigu erutuspingest vabanenud mindi edasi koolimaja suurele platsile rahvapidu jätkama. Tykki ampuma kuntoon! Korkeus 3! Kulta! Hetken päästä saamme terveiset etelästä, naapurimaastamme Virosta. Siellä on valittu uusi kuningas. No, tämä kuningas on ruiskuningas. Tervetuloa. Annan teille
oma kuningliku toetuse ja südamest tulevad edusoovid. Meil on kuningaline tugeni teile kõigile ja menestyksen toivotukset. Ruista Randeseen! Hyvät marttiralaiset, me esittelen teille meidän Viron Ruisseuran kulttuuripalkinnon saaja, tunnettua virolaista laulajaa, Estonia teatterin solistia Voldemar Kuslakia. Ja hän haluaa nyt tässä vaiheessa laulaa teille yhden erittäin kauniin kappaleen, mitä hän laulaa ensimmäistä kertaa. Ja sen kappaleen nimi on Isänmaa. Ole hyvä. Mä sankareiden ja kyyneleiden, mä pienten hiljaisten ihmisten, mä jossain murheita vaijella. Tää maa on isänmaa. Esittelen teille vielä toista Viron Ruisseuran kulttuuripalkinnon saaja, tunnettu virolainen säveltäjä, anuristi, lauluntekijä Helturi Jokioja, jolla on semmoinen Virossa tunnettu yhtye kuin Suveni-niminen. Sen laulun pohjan, niin kuin muusikot sanoo, on tehnyt Helturi Jokioja. Tervitustega ootab oma järge Martila sõsarvalla delegatsioon Martna vallast Läänemaalt. Martna punta on nimessä saanud Püha Martinilta ja see ühista meitä. See oli yksi syy, miksi meistä saanud ustavuskunnad ja uskon, et nämä ustavussuhteet ovat odellen vahvad. Väga juus. Suur tänu Martna vallalle. Suur tänu. On väga hea, et Eesti Rukkiselts ja Martna meie sõprusvald on siin esindaja ka. Auavaldused vahetatud, seame sammud stiilipeole, laupäevase Laurila tantsuõhtule. 50. aastate tantsulugusid mängib orkester Fox. Soomes on nädalalõpu tantsumaratonid juba ammu traditsiooniks saanud ning vanuselisi piiranguid pole siin kunagi olnud. Pigem on eakal rahval eelistusedki, sest noortel on leida rohkem muid meelelahutuskohti. Meilgi oleks sellisest hoiakust paljugi õppida. Meie rukkikuningas näitaski koos tütrekesega tantsupõrandal kaasmaalastele head eeskuju. Kes aga Laurila stiilipeol jalakeerutused ei hoolinud, võis meelt lahutada rahvamängude ja potisjooksuga. Meid ootas aga sumedal augustiõhtul Tarvasjoe kaldal kena jätkupidu, köötud sauna ja lahkete võõrustajatega. Kesäillan lämpöiseen, suvi tuulen pehmoiseen. Muistan illan, kaarisillan, silloin rakkain kohdattiin. Kesäinen ilta, tuo muistot mieleeni mun. Tuuli kertoi kaiken menneen, jäivän kaivuun rakkauteen. Meil oli yksimielinen päätös. No niin.
että sinua niin virallisesti kutsutaan Viron ruisseuran ulkojäseneksi numero 4. Paljon kiitoksia, Marttilan kunta. Ruistor Rantaseen. Aitäh, Juhani Tynjälä. Rukkirammu Kämplassa. On selleks loodud, et me rukkist eal ei looks. Oma aateid peame kandma ja neist ikka teada andma. Keset pargipäevast juttu, leiva viljast teeme juttu. Rukki selts, Eesti selts, austab ikka põllumeest. Rukki selts, Eesti selts, seisab oma leiva eest. Meil on väga heaks traditsiooniks kujunemas, et me tuleme Endel Liibergi sünnipäeval tema hauale, meenutame teda, paneme talle väiksed lilled ja viime läbi oma traditsioonilise ürituse tema mälestusmärgi ehk ausamba juures kodupargis, et anda üle selle monumendi poja Rukki külvaja auhinna. See on meil heaks traditsiooniks selle tõttu, et Endel oli meie seltsi liige üle 10 aasta ja aktiivselt tegutses nõukoja esimehena. Me oleme mitu korda Väätsal tema osavõtul siin läbi viinud ka oma volikogu koosolekuid. Me püüame igati austada, et ta ka meie heaks lisaks sellele, mis ta Väätsa rahval on teinud, ka asetame temale tema sünnipäeval meie väikse lillekimbu.
Alati kui ma siin käin ja seda on üsna tihti olnud, tuleb meelde see meie Rukkiseltsi asutajaliikme Hando Runneli värss. Laenatud kandlega kaua ei mängi, laenatud leivaga lulli ei löö. Kui omal on pill, siis määta või määgi, kui omal on leib, siis sõku või söö. Ja Väätsa ongi just märkimisväärne koht, kus on seda mõtet elus hoitud ja seda arendatud läbi aastate sellest hetkest, kui Endel Liiberg siia tööle tuli, see oli 60 aastat vist pluss tagasi, kui tema mälestuste järgi oli siin 70 lehma, 130 hobust. Nüüd on lehmi vast, oletan, 2000 ringi. Hobuseid nagu üksikuna ei ole, aga meist sõitis John Deere mööda, millel oli vähemalt 300 hobust sees ühes. Nii et elu on edasi läinud ja tänu nendel inimestel nagu Endel Liiberg ja paljud Rukkiseltsi liikmed, kes on tegutsenud, kes saatuse tahtel ministrina, kes kultuuriinimesena, austatud lugupeetava inimesena. Nii oleme meiegi siin ikkagi me oleme öelnud, et traditsioonid sünnitavad usalduse, järjepidevus sünnitab usalduse ja me kõik hoiame seda Eesti traditsiooni, Eesti kultuuri alates krahv Sangastest ja lõpetades praeguse aja põllumeestega. Austatud perekond Liiberg ja austatud Rukkiselts ja austatud kuningas ja kõik teised, kes me täna siin Väätsal oleme. Mul on hea meel öelda teile tere tulemast siia Väätsa maile ja hea meel on see, et eelmisel aastal ilmselt sai alguse ikka üks väga ilus traditsioon. Täna on juba teine kord, kui Rukkiselts ühe auhinna siin üle annab ja ma loodan, et selline sümboolne päev, koht ja auhind elab veel pikalt. Minu mälestused on Endel Liibergiga aastakümneid. Endel Liiberg oli väsimatu töömees ja seal, kus tema oma käed külge pani, seal õitses maa ja läksid inimesed oma eluga edasi. See Väätsa oli tolla üks maha jäetud paik, aga tema tegi sellest Väätsast mitte ainult Nõukogude Liidus kuulsaks, vaid ka üle maailma käisid siin inimesed ja delegatsioonid õppimas, kuidas peab üks suurmajand oma asju ajama ja tööd tegema. Jah, ei ole mitte kerge inimesele usku sisse panna. Sellest, et inimene kahtleb. See oli murrang Eesti inimesest. Ta oli harjunud oma talu pidama. Aga nüüd, et kus kõigil on ühine, kõik on suur ja mis sellest asjast välja tuleb. Aga vaadake, see juhi tahe ja see elu jaatav tahe suutis need inimeste arusaamised muuta. Alati oli meil mõttes ja küsimuse all, et kuidas siin elus ikka saab seda elu paremaks muutuda, aga et see Eestimaa ja see rahvas jääks alles. Ja kui peale, kui meil oli oma vabariik tagasi saabus ja kui hakati talusid tegema ja suurmajandid läksid laiali, siis tema oli jälle see mees, kes ütles, et vaadake, me oskame juba suurmajandus, me oskame olla maailma konkurentsis. See on üks praegult meie tänu sellele me üldse oleme säilitanud oma põllumajanduse. Ja see oligi nagu see võti, miks pärast me ühesõnaga nii ellu jäime ja edasi läksime. Aasta tagasi panid Endel Liibergi lähedased aluse ühele niisugusele traditsioonile ja tänu sellele oleme täna jälle siinsamas, suure põllumehe kodukohas. Meil on ikka
ikka ja jälle põhjust meenutada Endel Liibergi, heita pilk ja avaldada tunnustust tema poolt aastakümnete jooksul tehtule. Kõige paremini näeb seda siin Väätsal. See on ikka õige koht, kus kuulutada välja tubli Eesti põllumees, kes väärib külvaja aunimetust. Möödunud aastal, kui me siin olime, me kuulutasime ka välja, et suurel külvajal saab olema väiksed pojad ehk rukkikülvajad ja neid rukkikülvajaid antakse neile rukkikülvajatele, kes on suurema pinna rukkist külvanud ja sellest ka korraliku saagi saanud. On meil ka teisi suuri tegijaid ja kui küsimus tuli selleks, et kes võiks sellel aastal eelmise aasta külvipinna järgi selle suure tunnustuse saada, siis selleks on Estonia OÜ, kus Jaanus Marrandi üldjuhtimisel oli pind üle 600 hektari ja meil ei olegi väga palju vaja, kui kuningas oma Simona Ivaksiga, Marrandi Estonia OÜ-ga ja veel 8 suurt tegijat on meil leivavili olemas. Ega see on üle 30 kilo. Puhas pronks. Üks käsi. Õnne. Tubli mees. Ma just uurisin täna hommikuse seisuga järgi, et meil on ette valmistatud täpselt 513,37 hektarit rukkipinda. Selleks aastaks, mis on nüüd küll natukene vähem nüüd sellest aastast, aga eks see meie rukkipind niimoodi 500-600 hektari piires ilmselt jääbki kõikuma, et eks see on selline põllumajandus maadevahetuse ja viljavahelduse tulenev number. Ja kui nüüd kogu teravilja vaadata, siis meie teraviljapind on ka päris mitme ettevõtte peale ka päris suur, 4955 hektarit sellel aastal. Sealhulgas siis 800 hektarit rapsi, teised on teraviljad. Et ega see traditsioon, mis siin on nüüd nagu juba teist korda jätkunud, et see elab edasi ja selleks on siin väga vääriline koht, sest ega siin Endel Liibergi juures ka kodus on saanud päris mitu korda vestelda nii põllumajanduse maaelu teemadel ja mul oli väga hea meel, sellepärast et temaga ka juttu rääkida, sest Endel Liibergi see mõte jäi ikkagi kogu aeg teravaks ja see huvi selle ümbritseva elu vastu oli tas väga tugevalt olemas. Et see on sellised mehed viivadki elu edasi ükskõik missuguses riigis või missuguses valdkonnas, ükskõik missuguse ühiskonna korra ajal, et tuleb need inimesed üles leida ja seda energiat rakendada, siis läheb Eesti elu edasi küll, olgu ta maal või linnas või kus iganes. Nii et edu teile kõigile ja suur tänu! Kui me need dominantsed lühikõrrelised ühtlaseks saame, siis ma ütlen, meil number 1 maailmas.
kõik hakkavad seda seemet ostma. Ja põhiline see, et need Hugo Remmelga valitud need doonorid on kõik sangaste baasil. Me võime öelda, et 1875, kui Berg sangaste moodustas, eks ole, kuni selle ajani on olnud see sama iva läbi võib-olla Kanada, läbi Venemaa kasutusel ja nüüd tuleb tema poeg, ütleme nii kujundlikult, aga vanamehest 2,5 korda lühem. Ja kui me selle ära teeme, tähendab sakslased teevad seda, kahjuks meie ei suutnud sellega hakkama saada, siis on tõesti, võib öelda, et Rukkiselts on ka midagi maailma jaoks teinud. Aga nüüd nendest kontaktidest, mis algselt on ikka rohkem kirjateel ja võib-olla sellised nagu seltsimehelikul tasandil on saanud ka ikkagi puhtalt ärilised kontaktid. Eile tuli just Šveitsist tuli korralik ülevaade Šveitsi rukkikasvatusest, mis on nagu eeskujuks meile, et meie eesmärk oli, et kõik meie rukkide liikmed, kõik riigid koostaksid sellise ülevaate. See on fantastiline ja Šveits, kus tõesti on rukkist, kuningas teab, kui palju seal oli, aga me käisime 4,5 tundi käisime ühel talumehel külas, et rääkis rukkist nii innustunult ja siis lõpuks keegi küsis, palju sul on, 0,3 hektarit on praegu. Aga näete, kuidas tuleb osata väärtustada ja muidugi see mägedes 2 kilomeetri kõrgusel see väike geenipank vapustav. Ja teiselt poolt maakera, kui võtta Türgi üks naisterahvas, kes on ainult rukki nii aretaja kui teadlane Türgis, 140 000 hektarit, ta on hirmus huvitatud. Ja alati on see esimene kontakt eeldab sordivahetust, sordikatsetust. Nüüd on Türgi, saime uuesti head suhted Valgevenega, Soodinu, kes oli vanasti aretuskeskus, see Vasnili Severo-Saapadne regioon, kus on suurepärased aretajad, nad on kõikidel meie üritustel kohal olnud, absoluutselt tippspetsialistid, nende materjalsordid, aretused on nüüd Jõgeval, Jõgevamad on Soodinus, niisugune katsetamine käib. Vavilovi instituudist Virrist tuli järjekordselt professor Kobelanski, kes on ma ei tea, ta vähemalt 60 aastat on töötanud, et kujutate ette, et iga on veel natuke seivakese suurem optimismi täis, käis ise kohal ja nüüd jälle, ta ei kirjuta, elektron kirjuta, lihtsalt helistab slušiku, kui mina võttaka ja mõistle, siis pool tundi umbes räägib sellest. Aga ta on fantastiline inimene, tema sorte, ma usun, et 95% Venemaa sortidest, rukkisortidest on professor Kobelanski aretatud ja seal hulgas on ka selline, nagu ta nimetab, sanim, see on sangaste immunnaja, absoluutselt haiguskindel, mida veel sangastest tahta. Eks ega rahvusvahelised üritused tõesti ilma kuningata enam nagu ei ole päevakorda tulnud ja kuidas Šveitsi lähed ja ilusat mäekülgedel kasvatatakse väikseid rukkipõldusi, tõesti mõtled selle peale, et milleks see vajalik on, aga sa näed, kui sellest nemad sellist innustust ja tunnustust sellest saavad, siis järelikult on see vajalik ja see on ikkagi nendel kohe suur samm. Ja muidugi kodumaal olen see Simuna ja tähendab, oleme üks rukkitee punkt ja siia sai nüüd rajatud, kuidas nüüd öeldakse, leivatare või rukkitare ja praegu on seal selline korralik leivahi, vanainimestele leso, omal ka manust tuleb peale, et viskad soojaahju peale pikali. Ja üleüldiselt on selline korralik vastuvõturuum, et kui rukkiinimesed ja nii ka teised astuvad läbi, siis me püüame korralikku vastuvõttu anda sellega. Saatus tõi mind tõesti 95. aastal Tallinnast Esisade maale, Virumaale ja hakkasin tegelema piirituse tööstusega. See on veerand elust ja natuke rohkem kui kolmandik töömehe teest. Ja kui ma selle
uue Eesti Vabariigi algusaastasel sain koolituse, et esindada Eesti riiki välismaal, siis umbes 15 aastat on läinud minu koolitusteadmisi vaja selleks, et propageerida Eesti piiritustööstust ja piinatööstust meie oma valitsusorganite ees. Meil on ka üks meeldiv ülesanne. Nimelt 23. sellel kuul sai Arno 60-seks. Nii nad räägivad. Anname üle siis meie tänukirja, kus on Arno Kangur, Eesti Rukkiseltsi juhatuse liige, 60, õnnitleme 23. augustil president ja juhatuse esimees on alla kirjutanud. Õnnitleme. Tänan seda. Meil ongi seltsis ju ka õnneks selliseid inimesi, kes on nagu muudest valdkondadest suu ja pliiatsiga nagu rohkem teenivad leiba. Ja et me oleme tegelikult ikka väga niisugune laiapõhjaline ja huvitav seltskond, et nii-öelda väärtuspõhine seltskond, et meid seovad nagu ühised tõekspidamised, arusaamad võib-olla, mis on elus edasiviiv jõud siiski. Siis see on ju väga tore, et meil on inimesi väga mitmest valdkonnast koos. Ja palju minu kolleegi on ju ka täna siin rohkem kui tavaliselt, alustas Märt Müürist, Mati Naruskist ja kõigist teistest endistest ja praegustest ajakirjanikest. Ja üks asi, mida me olemegi ju ka püüdnud oma seltsiga teha, on see, et rääkida rukkist mitte ainult kui leivaviljast ja pudruviljast, vaid ka rukkiga seotud traditsioonidest, ajaloost, sellega seoses, millega iganes, mis seostub meie maaelu ja rahvakultuuriga. Ja eks sellepärast me siis sellel aastal asutasime ka uue tunnustuse, et eelmine aasta tuli meil siis see külvaja, väike külvaja, ränd, või ei, see ei ole ränd, see on ikka päris jääva auhind, eks ole. Sel aastal meil tuli siis niisugune rukkivihu, oli vist rukkivihu auhind, me nimetasime, see on siis ajakirjanikule, kes kõige rohkem, ta ei ole nii kitsas, et ainult nüüd rukkikasvatusest kirjutab üldse põllumajandusest, maaelust, aga ikka ennekõike rukkiga seotud asjadest. Ja see esimene auhind, ma arvan küll, et suuresti avansina, aga sai juba Rukkimaarja päeval Ülenurme muuseumis kätte antud, sel aastal läks see siis maakodu maamajanduse ajakirjanikule Eiki Raudlale. Ja ma mäletan, kui ma Tartus ülikoolis käisin ja Juhan Peegel õpetas meile niisugused ajakirjandustarkusi, et siis, esimene oli see, et kogu see rikkus peitub inimeses. Et kui sa räägid inimesest, siis läbi tema tõekspidamist, tema töö, et ei ole vaja teha mingit suuri sõnu, mida iganes välja mõelda. Anna edasi seda inimese enda juttu, räägi tema tegudest ja kõigil saab selgeks, kellega on tegu. Et mul oli siin kaasas ka Enn Anupõllu tehtud raamat Endel Liibergist ja selliseid raamatuid peab kindlasti olema rohkem. Ja üks võlg, mida me saame oma rukkiseltsi kaaslastega siis võib-olla veel kustutada, on see, mida me oleme nüüd haudunud siin juba mitu aastat ja ma tean, et siin meie austatud seltsikaaslased, härrased Kõuhna, Kraft ja kõik muud kindlasti panevad ka õla alla ja toetavad seda, kui me teeme veel ühe sellise rukkikangelaste raamatu. Nimetame ta rukkiraamatuks või mis iganes, aga kõik need tähtsamad naised ja mehed, kes Eestis on midagi head endast maha jätnud, peavad sinna raamatusse saama, et see raamat on vähemalt mul peas on nagu see kava olemas, paberil on ka midagi juba, mis sinna peaks saama ja ma usun, et Enn lööb kaasa veel ja endised vanad kolleegid Valve Raudnaske, kes mul on lubanud kõik toetada ja ma kutsun kõiki teisi ka üles, palun, pange kirja oma mälestused enda tööst või oma lähedaste või tuttavate tööst ja ma arvan, et me teeme selle ühiste jõududega ja järgmisel aastal, kui me siin koos oleme, siis on see raamat kante vahel, me saame seda kõik koos vaadata.
rukkiasja kohta ei ole väga palju öelda, ainult nii palju, et rukkileib on eluaeg söönud praegugi. Aga arvamus on see, et rukki külvipind peaks küll olema suure. Ja seltsi taotlused selles suunas on minu arvates väga õigustatud ja igati toetan neid ja ma arvan, iga Eesti inimene toetab seda. Kui me tuleme Pätsale, siis me näeme siin väga avaraid põlde, ilusaid kultuurniite, ilusaid ajastusmetsatukkasid. Ega see kõik ei olnud 54. aastal niimoodi. Väga palju oli võserikke ja sellist avarust ei olnud. See loodi sellel ajal, kui Endel siin juhtis põllumajandust. Tema auksab ütlema, et ta oskas ära kasutada kõiki neid võimalusi, mis siis oli. 2 majandit Paide rajoonis, kus tehti nii ulatuslikku maaparandust, oli kuulus Estonia, kes esimesena Eestis viis kõik maad kultuurseisundisse ja teiseks majandiks oli siin 9. mai kolhoos. See on tema teene, ta pööras väga palju tähelepanu ehitusele ja inimeste jaolule. Inimeste jaolu oli väga tähtsal kohal. Meenutada nüüd veel midagi Endliga koos olemises, siis mina muidugi tundsin teda väga palju aastakümneid tagasi juba. Ja kui nüüd veel kord võtta kokku Endeli elu, siis ma ütleks niimoodi, et minu jaoks mees, keda ma tundsin aastakümneid, ta oli põllumees legend, ta oli tõeline võitleja, ta oli tõeline inimene, ta oli hea sõber, ta oli hea perekonnasõber ja see on suur au meile kõigile, et me saame siin käia, et me oleme täna siin jälle teist korda nüüd selle tema ausamba juures ja et me siia saame jälle tulla ja annaks Jumal teile kõigile tervist, et me jälle järgmisel aastal siin oleksime. Ja Jüri, sinu perele kõige paremat, hoia ikka seda perekonna lippu ja au kõrgel. Aitäh! Isä Villem, ema Eneman ja heitiseltsimees X. Sinu isa on Paider ja allade ajal ei ole su koduküla rahval rahulikku und. Seni, kuni viimane teraas alles. Seda suurem on siis rõõm viiakast aastast. Ja umbes 40 aastat tagasi siis telereporterina tulin esimest korda siia Endel Liibergi juurde. Ma ei mäletagi, mis oli see teema, aga ju ta siis natukene selline keerulisem oli. Ja kui ma esitasin Endile küsimuse, siis vastas ta, ma ei tea. Ma olen natuke nagu imestunud ja tema ütles, et ma ei tea, et mul ei ole veel kõiki andmeid ja infot laekunud, et teha järeldus ja vastata su küsimusele. Ja aastaid hiljem ma sattusin ühele Rousseau sellisele mõttekillule, kus ta ütleb, inimesed teevad vigu mitte sellepärast, et nad ei tea, vaid sellepärast, et sisendavad endale, et teavad. Mäletad, millal sa esimest korda Endel Liibergiga üldse kohtusid? Ma kohtusin Endel Liibergiga kusagil 60. aastate algul. Ja siis ma olin raadios siis ja siis meie need Tere hommikust põllumehed niuke populaarne saade oli meil. Ja noh, veel mitte nii populaarne, kui meil telesaade oli maameestele, aga ja siis me kohtusime, aga ma tundsin teda ka enne, sest et selles mõttes, et noh, minu kadunud isa oli ka koloosia esimees ja nad käisid läbi omavahel ja igasugustel nõupidamistel ja puha ja siis Liiberg käis meil ka külas seal, tähendab Laagri asulas, kus meie koloosi küla oli ja tähendab, aga siis me hakkasime tihedalt suhtlema,
teles tegime niisuguse suure kultuurikoostöölepingu koos kultuuri- ja elutoimetuse ja meie kirjanduse ja kultuuritoimetusega, nii et Elle Tiisväli ja Ants Lang ja vaat siis me käisime tihedalt siin ja tõime siia Väätsa rahvale tuntud soliste ja orkestrid ja korraldasime ja arendasime need nagu kultuuritegevusse. Aga siis siin Liiberg 9. mai Väätsa oli nagu kah üks lepingu osaline või? Just. Meil oli leping sõlmitud nagu 9. maiga ja muide siin pärast, kui Liiberg oli juba vabaäärra, nagu ta ütles, siis ma ütlesin, et sa omal ajal valisid jumala õige nime koloožile 9. mai, mis praegu on Euroopa päev. Ja et tegelikult ei peaks üldse mingeid nimesid vahetama ja Liiberg naeris mõnusasti selle peale ja ta oli ikka üks see sõna legendaarne on nii ära lürtsitud ja nii, aga ta oli ikka üks väga sihikindel mees, kes ajas oma asja ja kes kasutas kõiki oma sidemeid ja oma tiitleid ja selleks, et saaks seda Väätsa põlluvirtsahti arendada ja saaks siin ehitada ja saaks siia tolleaegset korralikku tehnikat ja muud asja, nii et ta sebis Tallinna vahet ja ega ta käis üsna kõrgetes kabinettides ja pani kirja kõik, mis siia oleks vaja ja siis, kui see koloož juba läks nagu tuntud ja kuulsaks koloosiks, siis oli tal seda asja ka natuke kergem ajada, sest siin teda toetati ja ta kasutas, ta mulle rääkis neid lugusid, mis ta Moskvas, kui ta oli see Ülemnõukogu saadik. Kuidas ta Moskvas käis siis igasuguste ministrite juures, et kui ta poleks saadik olnud, siis ta poleks sinna sisse saanud üldse kabinetidesse. Ja tähendab, sellepärast oli Moskva minu teada ainuke koht, kus ta oli see saadiku lipp oli tal siin Kuue-Revääri peal ja siis ta pani ka oma selle kuldtähe sinna. Sest Moskvas tähendas see kabinettidesse minekut väga palju. See oli ikka kaks võimsad võtit. Kaks võimsad võtit, millega sai sinna sisse minna ilusti. Ja üleüldiselt, kuna ma juba rääkisin nendest tähtedest ja tiitlitest ja muudest, ta oli väga tagasihoidlik inimene tegelikult, ta siin neid üldse ei kannud. Nii, tähendab, aga Moskvasse mineku, siis kui mindigi sinna selle istungjärgule, siis anti Tallinnast ukaas, et vaata, sa paned oma tähe rinda, et sa ilma täheta ei tule ja ta siin rääkis, et kui Gorbatšov siin käis, siis pärast Gorbatšov tegi siis seal Vaino juures kokkuvõtteid oma Eestimaal käimisest ja Gorbatšov oli küsinud, et nii vägev majand ja nii ühesõnaga suurepärane esimees ja puha kõik, aga tal ei olnud siin ka ei olnud tähte rinnast, oli omal Väätsal. Ja Gorbatšov oli küsinud või selle Vaino käest, et nii väärt mees, aga miks tal ei ole tähte? Ja Vaino oli ütlenud, et tal on üks täht. Ja siis oli Gorba ütlenud, et anname siis teise. Ja nii et selle taust tuligi nagu sellest, et ükskord kui ma seda raamatut tegin ja siis me neid materjale siin vaatasime läbi ja fotosid ja kõike neist asju, siis ta rääkis mulle et niimoodi oli selle taustal, oli pärast räägitud, kuidas see asi käis, eks ole. Ja siis ta ütles veel, et Jumalale tänu, et tuli Eesti Vabariik. Ja, sest tähtedega oli niisugune asi, nagu sa tead, et kui sa olid kahekordne kangelane, siis kodukohta pandi sulle püst üles. Ja Liiberg ütles, et kuna siis, kui need suured pöördelised ajad oli, siin ma vaatasin neid Paide lehti läbi ja kõik,
eks ta sai ka selle tiitli külge punaparun, eks ole, ja niimoodi ta ütles, et no siis oleks see mu see samune püst oleks siit kadunud, aga nüüd vähemalt ei jõutud seda, see asi läks nii, ei jõutud üles panna, ei olnud midagi maha võtta. Ja ei olnud ka midagi maha võtta, selles mõttes on nagu asi, ta elas südamega selle Väätsa asjale hirmsat moodi kaasa ja nii nagu täna jutt oli, minu arust üks kõige suuremaid tema teeneid ja tegusid oli see, et siis kui suur muutus toimus ja siis kui oli see kahe leerivaheline võitlus, et nüüd jagame kõik nagu traktorid ja tehnika ja kõik ära ja lõhume kõik selle ära, siis Liiberg seisis nagu raudselt selle eest, et ikkagi suure, et me ei lõhuks seda ära ja tegi selle aktsiaühingu. Ja kusjuures neid aktsiaühingu liikmeid, aktsiaomanikke oli üsna rohkesti, vaata, et ligi 100. Ja jälle tänu sellele tõusis see uus Väätsa Agro ka üles. Nüüd on tal probleemid, aga eks need lahendavad praegused noored mehed. Eesti ja headust peame, Rukki pelgi ausest peame. Meie selts on selleks loodud, et me Rukkis teame.